Nii. Hea on siin olla üle pika aja. Ennem just Madisega rääkisime, et ei ole ammu nagu rääkinud. Ja ma usun, et igas asjas on oma aeg. Et on aeg rääkida ja on aeg mitte rääkida, aga ma usun, et kõige tähtsam on olla nagu selles Jumala plaanis ja õigel ajal olla õiges kohas. Mulle jäi siis Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 19. salmist alates, siis ma natuke loeks teile. Ma just ennem vaatasin, et väga huvitav on. Ma olen väga ära harjunud digitaalse piibliga, ehk siis ma loen tihti nagu telefonist. See on väga hea, aga ma väga pikka aega ei olnud lugenud nagu päris piiblit ja hoopis teine tunne oli. Kuidagi see visuaalipilt on nagu teine ja see kuidagi nagu näed seda nagu teistmoodi. Ma kindlasti soovitan, et lugege vahepeal kindlasti paberipiiblit, et see on kindlasti väga hea. Ja ka tõlgete vahe on seal tihti päris huvitav. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste need rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardid taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kuhu vargad sisse murra ega varasta. Sest kus on su aare, seal on ka su süda. Ma korra siin peatun, et minu arust selle kahe esimese osa nagu võti on just selles lõpus, selles, et seal on ka su süda. Et see on nagu oluline. Käisin üks päev Selveris ja muidugi kohe lendasid ette mulle sinna LHV vennad, et küsimusega, et kuidas fondidel läheb ja muidugi fondidel on väga hea ja kõik kasvab ja mul pole nendega väga palju aega rääkida seal. Aga see pani nagu mõtlema, et kus on siis nagu meie tegelikult meie fookus nagu, et millesse meie peaksime nagu investeerima või kus on see meie nagu see mõte. Et ma kindlasti ei ütle seda, et see on halb investeerida kulda või hõbedasse või mul töökaaslane on kõva mündimees ja siis just ostis hunnik hõbemünte ja nädal aega vist see hõbeda hind tõusis nii õhkalt, et oligi nagu väga seal excitingus, et näed, vaata kui tore. See on kõik tore, aga see on kõik sihukene materiaalne ja see on nagu kõigutatav. Et piibel on hästi palju öelnud läbi aegade, et kõike, mida saab kõigutada, seda kõigutatakse. Ja see enim muutub just lõpuajal, kus me praegu oleme. Et kui sa arvad, et ma olen piisavalt kogunud endale pangaarvele raha või ma olen teinud väga häid investeeringuid, aga su süda on nagu vale koha peal, siis ma võin sulle öelda, et see on nagu vale investeering olnud. Sa pead nagu hästi vaatama, et su süda nendes asjadesse kinni ja sa pead tegema nagu õigeid investeeringuid. Et see tihti, see südame mõte on siin huvitav, et kus on su aare, seal on ka su süda. See aare ei pruugi üldse olla tihti nagu materiaalne. See võib väga vabalt olla ka mingi sinu hobi või mingi sinu asi, millest sa nagu panused hästi palju ja su tähelepanu läheb sinna. Ma ise tegelen kohvimasinatega ja mul anti üks päev ülesanne 5 vana tobedat ronti panna üks kokku neist, et saaks ühegi tööle. Ja ma tegelesin sellega 2 päeva ja mitte ühtegi lõpus tööle saanud, seda oli kõik oma aja ära elanud ja seal olid suured elektroonilised probleemid nagu. Miks ma seda räägin? On see, et kuna ma panin oma fookuse sinna 2 päeva, siis ma nägin unes ka need masinaid. Ma reaalselt nägin unes neid vanu kärakaid ja mul oli nagu sellest nii kopp ees. Aga see pani nagu mõtlema, et ma panin millegile nii tihket oma fookuse ja see kõnetas mind isegi öösel. Et ma usun, et kui me paneme oma fookuse nagu õigetesse asjadesse, ma arvan, et see kõnetab meid ka öösel. Et Jumal saab rääkida väga erinevat pidi nagu. See on huvitav, kuidas Jumal üldse inimestega räägib. Minule näiteks, kui ma ka tänast osa siin ette valmistasin, siis sageli räägib Jumal must mulle öösel. Ja naljakus, kui see ka pole, on see tihti peale 2 öösel kuskil tõks, markin korras üles, mul tuleb lihtsalt jorumis mingid asju. Ma kuidagi seal poole silmaga mõnikord ei pane kirja, mõnikord kahpan telefoni, panen mõnikord märksõnad kirja ja hommikul vaatad, okei, ja siis tuleb kõik meelde mulle see. Et see on nagu huvitav, et kuidas Jumal räägib, et
Või sageli on see ka, et kui me mõtleme, et Jumal räägib siis, kui me loeme piiblit või kui me paletame, et siis on see fokusseering on nagu õige ja siis Jumal kõnetab või ma käin kirikus ja Jumal räägib kirikus meile vastu. Ma üllatan siin, see ei pruugi alati nii olla. Ma võin seal kirikus taga istuda ja magada ja mitte midagi ei juhtu. Ja teinekord ma vaatan mingisugust, ma ei tea, action-filmi ja pumps, Jumal kõnetab. Kus vahe on? Kas me peaksime vaatama siis ainult filme? Ei. Vahe on selles, et sinu avatuses. Kui sa oled avatud südamega, siis Jumal võib rääkida sinuga kus iganes. Keelgumäel, filmi vaadates või tagapingis. Seal tegelikult ei ole vahet, kus sa oled. Tähtis on see, et su süda oleks avatud. Aga kui me nagu paneme oma asjad nagu ja ma need fookused sellistele materiaalsetele asjadele, siis ma võin kindel olla, et neid asju kõigutatakse ja väga palju. Ja me just oleme selles ajas, kus me näeme iga päev seda. Kõik, mis täna tundub kindel, ei pruugi seda enam homme olla. Lähme edasi. 22. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm aga vigane, on kogu su ihu pimedus täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Üks teine tõlge ütleb hästi huvitavalt, et kui su pilk on kinnitanud halvale, keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab ühte ja armastab teist. Või et ta pooldab ühte ja põlgab teist. Te ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. See on nagu huvitav mõte, et lugedes erinevad tõlked, mida ma ka tegin, siis see andis nagu sellele silmale hästi palju erinevad vasseid, nagu et küll on see silm rikkis ja küll on ta udune ja mis iganes. Kui sa paned selle pildi kokku, siis see toob nagu huvitav vaatevinke sellele. Ma üks päev proovisin oma telefoniga pilti teha ja mu telefon ütles mulle, et puhasta oma kaamerat, et see on udune. Okei, tegin muuteks, korras. Sageli on see ka meie silm nagu udune. Ja mis see tulemus on? Kui ma nüüd oleks teinud sama telefoniga edasi pilti, siis see pilt oleks saanud tehtud, aga see pildi kvaliteetis kehva olnud, see oleks udune olnud. Ja samuti on ka tihti meie nagu sellise fookusega, et see jääb uduseks. Kui me nagu silmi ega ma ei puhasta, siis see on udune. Nii, tehnika vahepeal poolt. Et see fookus on udune, siis see ei toimi. Ja siis, kui meie fookus on udune ja meie siht on nagu hämar, siis meie elusse tekivad sellised hallid alad nagu. Me hakkame tegema kompromisse erinevates asjades, olukordades, suheldes tekivad kompromissid, tekivad sellised hallid alad. Ja kui me oleme pikalt selles kompromissides ja sellises hallis alas, siis tuleb meie elusse leigus. Ja see on juba väga halb. Pole midagi hallemat kui leige kristlane, sest ta ei ole ei üks ega teine, ta on seal kuskil vahepeal. Ja kui sa oled leige, siis tuleb kahjuks neid kompromisse veel rohkem. Ja sellest on nagu väga raske hiljem üle saada. Siis ma ei mõtle, et millest meil see leigus tuleb. See tuleb ka teatud ajas nagu isegi rohkem. Me oleme ajas, kus meil on kõik olemas ja tekib selline tohutu mugavustsoon. Meil on kõigi riided seljas, meil kõik elame kuskil. Meil on nagu otseselt kõik olemas. Me ei pea nagu millegipärast väga pingutama, et see maailma olukord on kuskil natukene kaugel võib-olla isegi. See nagu otseselt meid ei mõjuta, aga meil on väga mugav kõik. Ja sellest tingituna meil tekib selline väga mugav tsoon. Ja see tegelikult on probleem. See, mida Jumal ütles ka, et Jumal nagu toob sellise vaimulika autoriteedi neile, kes lähevad sellest leiguses läbi nagu kompromissitult. Me ei saa teha kompromisse oma elus nii palju. Me ei saa üldse teha tegelikult. Et mul tuleb ikka meelde see, kui ma väiksena tegin mingi jama ja isa siis kutsus mind korrale ja ma püüdsin seal talle mingid jama ajada, et
see polnud päris nii ja siis ta alati viitas sellele aknaraamile, ütles, mis värvi see on? Valge. Nii, mis värvi see on? Must. Nii. Ja sina poed mu räägid, et see on hall ja see on mingi beež. Ei ole ju. Noh, okei, jah, ta on õigus. Tegelikult nii ongi. Must on must ja valge on valge ja seal ei saa olla mingid halle toone ega beeže. Aga nii sageli me nagu proovime seda ise teha. Me proovime nagu selle musta kuidagi halliks ajada ja selle valge beežiks. Aga see ei ole see. Me ei saa teha seda. Ma usun, et me olemegi ajas, kus need maskid nagu langevad suurel määral. Ka koguduses. Jumal puhastab oma kogudust. Ja Jumal ei salli seda leigust. Ja need maskid, mis on olnud nagu peidus mingid asjad, need tulevad välja kõik. Ja kui su elus on need asjad, siis veel on aeg teha asjad korda. Sa ei saa teha neid kompromisse oma elus. Tehnika jälle. Aga lähme siit edasi, 25. salmus alates. Sellepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitudesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie olete palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühegi küünragi lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna ja homme visatakse ahju, eks teiegi siis veel enam nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome, millega me riietume, sest seda kõike taotlevad paganad. Teie taevane isa ju teab, et te seda kõike vajate. Siin räägitakse hästi palju ka sellisest muretsemisest, et me nii sageli nagu muretseme erinevate asjade pärast. Ja tegelikult see on nagu väga raske asi meie elus. Mure võib olla väga suur probleem. Kui mu isa lahkus siit maailmast, siis mu omast sellest on olnud üsna stabiilne ja selline kindla meelega, aga see kuidagi tabas mind ootamatult, et 2 aastat ma olin ikka üsna raskes sellises nagu ärevuses. Mul tekkisid mingid ärevushäired ja see oli nagu jube ja keeruline aeg. Ja ma usun, et see on nagu tänapäeval nii kuidagi alahinnatud probleem ka koguduses, sest ei räägita nagu. Aga see on väga-väga oluline. See oli väga raske aeg. Ja kui sul on mingi mure sügav või sul on mingid ärevushäired või mis iganes, palun räägi kellegagi. See on ülioluline. Leia keegi, keda sa usaldad, aga palun ära jää üksi seda nagu enda sisse kandma, see lihtsalt tapab ära su. See hakkab vaikselt sööma, see on nagu väga-väga raske asi. Ja mul oleks tükk aega, kui ma sellest nagu välja sain ja Jumal nagu rääkis läbi selle erinevaid asju mulle. Et see oli ka oluline minu arengu koha pealt, et teha nagu tugevamaks mind seespidise inimese poolest ja ka teisi nagu selles aidata. Et ma usun, et Jumal on iga asjaga meie elus plaan. Et kui sa nagu usaldad Jumalat kõiges, siis ta toob sind kõigest välja. Ja igal asjal su elus on tegelikult mingisugune eesmärk, mis iganes seda ei ole. Nii nagu Piibel ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ükskõik, mis su elus juhtub, õnnetus, mis iganes, sellel on mingi eesmärk. Lihtsalt usalda Jumalat selles. (33) Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile pealegi. See on minu arust nagu nii hea mõttega salm.
Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Kui meie see fookus ja tähelepanu on Jumala asjade peal, siis me ei pea nagu muretsema väga mingisuguste muude asjade pärast. Jumal lahendab need asjad. Aga selleks peab olema paigas meie fookus. Ja kui see on paigas, siis on selle peale ka nagu õnnistus. Et me tihti nagu mõtleme, et seda kõike muud antakse seda pealegi, et see on kuidagi väga materiaalne või mis iganes. Jah, kindlasti, Jumal valustab ka meid materiaalselt, aga selles on nagu nii palju muid asju. Kui väga hästi on nagu defineeritud, mis asi on õnnistus üldse. See on head toova mõjujõu ülekandmine Jumalalt inimesele. Õnnistus ilmneb tervises, jõukuses ja kõrges eas. Selles on kordaminek, soosing ja edukus. See on nagu nii hea mõte. Et see ei ole ainult mingi materiaalne pool, vaid selles on kõik. Just kõik, kus sa lähed, mis sa teed, sul on soosing. Ja seda on nii hea kogeda. Kui sa oled nagu oma elus õige koha peal ja sa kõnnid koos Jumalaga, siis see soosing ja kui sa seda tunned, see on väga-väga hea. Sa käid kuskil, suhtled inimestega, sa saad aru, et asjad sujuvad. Sul on mingi probleemid, mida sa pead lahendama, need sujuvad. Sa käid koos Jumalaga. Sa ei pea seda nagu üksinda kuidagi kandma. Mis iganes olukorras sa ka viibid. Üks asi, mis pani Jumal veel mulle südamele. Üks süükene mõttekäik, et on sul olnud mõnikord süüke tunnetus, et sa oleks pidanud midagi tegema kellegile või ütlema või andma või midagi tegema. Ma usun, meil kõigil on olnud sellised olukordi, kus me mõtleme, et oleks pidanud talle ütlema seda või oleks pidanud rääkima seda või see kuidagi ei tegemata. Ma enda elus olen seda avastanud, et sükeste väikeste sõnakuulelikede sammude läbi on avanud nii palju suuri uksi. See on lihtsalt nii väike asi. Ja ma usun, et Jumal tahab ka täna sulle öelda, et võib-olla sinu elu järgmine etapi areng on just mingi väikse asjadega kinni. Sa pead lihtsalt võib-olla tegema imeväikse asja ja sinu ees avatakse täiesti uus uks. Et mõtle selle peale. Äkki sul on midagi südames, et mine räägi kellegagi. Mine anna kellegile midagi või tee see väike asi ära, mida sa pikka aega oled mõelnud. Ja sa imestad selle üle, mida Jumal saab tegema selle väikse asja kaudu. Sellepärast, et see on nagu arenguetapp. Jumal ei saa ju sulle anda suuri asju, kui sa ei ole ustav nendes väikses asjades. Et me tihti nagu mõtleme ka selles vaimulikus arengus, et ma kunagi hakkan tegema seda ja toda ja no ei hakka ikka küll. Kui sa väikseid asju ära ei tee, sa ei jõua nende asjadeni. Et seal on teatud etapid, kuhu sa pead jõudma nagu. Ja sa pead midagi tegema nende asjade jaoks. Aga kindlasti see ei pruugi olla mugav nagu. Ühte asja, mida ma olen õppinud, et mugavustsoonis pole mitte kunagi arengut. Kui sa oled kuskil diivani peal, sa ei arene mitte kuskile. Seal on mugav, seal on väga hea olla, aga seal ei ole arengut. Ükskõik, kui sa tahad oma elus kuhugi jõuda, kas töös, eraelus, mis iganes, sa pead midagi tegema. See, kui sa jääd sinna tsooni kinni, seal pole mitte mingit arengut selles. Ma mõtlen, kas mul on siin mugav? Ei ole. Mul ei ole siin mugav. Aga see ei ole oluline. Nagu ütleb Galaatia 2.20, et nüüd ei elä enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja see ongi kõik. Mina, nagu ütleb, et nüüd ei elä enam mina, vaid mina. Mul oleks väga mugav seal taga mingi istuda ja kuulata. Aga ei, ma võtsin selle vastutuse ja ma olen siin. See on minu samm, minu väljakutse. Aga ma usun, et on igal ühel elus on teil oma samm ja väljakutse. Ja just nende väikeste sammude ja väljakutsete ja abil Jumal viib sind edasi. Kui sa ei tee seda, sa ei jõua mitte kuhugile. Et me peame vastu võtma need väljakutsed, mis meie teele nagu tulevad. Ja siis seda kõik antakse teile peale. See ongi nagu see võti. Siis seda antakse teile peale. Kui sina võtad vastu need väljakutsed, mis Jumal toob su ellu. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enda pärast.
igale päevale piisab oma vaevast. Ja ma usun, et pole mitte midagi paremat olla, kui sa oled Jumala tahtes. Ja siis tema varustab sind kõiges. Ma arvan, et on parem olla kuskil Jumala tahtes, mis iganes kuskil sõjakoldes, keldris, kui kuskil Dubai päikese all võtmega, et sa oled Jumala tahtes. Ja sul on seal kõik olemas. Nii palju on räägitud ka nendest imedest, mis on olnud ka seal Ukraina sõja ajal, kuidas on mingisuguste lahingute asjade aeg inimesed läinud kuskile keldritesse ja on olnud kaasa saanud mingi paar paki küpsist ja mõni liiter vett ja 100 inimest. Ja ülla see vesi ja küpsis siis otsa. Need on reaalsed asjad. Need ei olnud kuskil vana piibli ajastus. Need toimuvad ka tänapäeval. Jumal teeb ikka imesi. Aga selle taga ongi see, et sa oled õigel ajal õiges kohas ja Jumal varustab alati kõigega. Ja kui sa seda usaldad Jumalat, siis usaldus toob selle rahuolu. Rahu ja usaldus toob ka selle rahuolu, mis on minu arust nagu selle teine sõna kääne selles, rahulolu. Et kui me oleme Jumala tahtes, siis on meil see rahu südames ja meil on ka rahulolu. Aga palvetame. Isa, me täname sind sinu sõna eest. Isa, me palume, et sina tooksid iga inimese sees esile selle osa, mis sa tahad esile tuua. Isa, ma lihtsalt tänan sind, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Ja mis sa lihtsalt palun, räägi inimeste vastu. Too esile need asjad meie kõigi sees, mida me peaksime tegema. Need sammud, mida me peaksime astuma. Isa, me lihtsalt palume sind, me tahame olla avatud ja me tahame jõuda sellesse järgmisesse astmesse, Isa. Palun, anna meile tarkuse, ilmutuse vaimu selles kõiges. Tänu, Isa, sulle, et sina teed tööd meie sees. Tänu sulle, Jeesus. Amen.